Tere õhtust! 25 aastat on Eesti inimarengu aruanded uurinud riigi valitsemise ja kodanikuühiskonna kvaliteeti ning nende koos toimimise võimalusi. Juba 20 aastat tagasi, aastal 2001, kirjutab aruanne. Eesti jätkusuutlikkust ohustab kõige rohkem vastastikuse koostööoskuse ja dialoogivõime puudumine kodanikuühiskonna, sealhulgas teadlaste ja poliitikute vahel. Tänane kodanikuühiskond mõistagi on tugevamatel jalgadel ja teadlikum kui 20 või isegi 5 aastat tagasi. Inimesed on nõudlikumad ja soov otsusi mõjutada või kaasa rääkida on saamas harjumuspärasemaks. Aga siiski, inimarengu aruanded näitavad, et meie kodaniku aktiivsus on kõvasti väiksem kui Põhjamaades. Veel isegi möödunud aastal ilmunud Eesti inimarengu aruanne kirjutab taas. Eesti kodanikuühiskonna lõimimisel valitsuse, ametiasutuste ja kohaliku tasandi otsustusprotsessidesse on kasutamata potentsiaal. Osalusdemokraatia edendamiseks vajame esiteks senisest enam toimivaid, läbipaistvaid ning tagasisidestamisel põhinevaid kodanikkonna kaasamisviise. Need tagavad teadmiste vahetuse ning loovad laiemat usaldust riigi ja tema kodanike vahel. Üks selline läbipaistev ja avatud valitsemist nügiv demokraatia tööriist on Eestis rahvaalgatusveeb. 5 aasta eest rahvakogu protsessi tulemusel ellu kutsutud portaali lugu saamegi tegelikult alles nüüd vaikselt hindama hakata. Selle aja sees on olnud kõike. Eksperimenteerimist, frustratsiooni, tehnilisi probleeme, aga ka tegelikult edulugusid, maailma riikide huvi ja OSCD tunnustust. Portaal on tõesti arenenud koos oma kasutajatega ja kasvanud ühiskondliku nõudluse ja kodanikkonna küpsusega samas tempos. Aga täna me tähistame. Rahvaalgatusveebist on 5. tegutsemisaastaks saanud Eesti avatud valitsemise kultuuri taganttõukaja ja kodaniku initsiatiivi võimaldaja. Tsiteerides eile ilmunud suurepärast Müürilehte, tänu rahvaalgatusveebile on pirrud süttimas üle Eesti. Vaoshoitud ja digipädevate eestlaste jaoks on kollektiivne pöördumine igati sobilik vastupanuvorm. Tõepoolest, vast isegi mõjusam kui uue seaduse algatamine või määruse vastuvõtmine on hoopis see, et mure saab viidud otsustajateni ja selle üle on võimalik ühise laua taga silmast silma või otsa vaadates arutada. Need arutelud tegelikult ju ongi meie arutelu ja koostöökultuuri tõeliseks lakmuspaberiks. 5. sünnipäeva puhul on loomulikult suur soov tänada kõiki, kes rahvaalgatusveebil on olnud heaks koostööpartneriks ja seda teekonda toetanud, kaasa tõuganud. Markeerin täna ainult mõned. Täname tõesti väga hea koostööst Riigikogu, kellega oleme konstruktiivselt igapäevaselt algatusi Riigikokku saanud viia. Ja täname tegelikult ka Citizen OS-i, kelle vabavarale oli portaal algusaastatel üles ehitatud. Aga selle portaali hoidmisel on ikkagi olnud kõige tähtsam roll märgilistel inimestel, kelle igapäevase hoole ja armastusega tegelikult või selle tulemusel saame meie tavalised inimesed oma kodaniku initsiatiivi üles näidata. Siinkohal soojad tervitused Maarja-Leena Saarele, kes tegelikult on, ma arvan, rahvaalgatusveebi süda ja südametunnistus mitmed aastad olnud. Ja suur tänu Andri Möllile, kes on portaali igapäevatöös väga palju rohkem kui lihtsalt tehniline tugi või progemistugi või koodikirjutaja. Suur tänu! Ja muidugi tahaksin tänase päeva puhul ka loomulikult tänada Kadrit, kes siis täna kehastub Eesti koostöökogus portaali tagatoaks ja selle innukaks edasiarendajaks.
Kohe-kohe algab meil siin sellises omapärases formaadis sünnipäeva vestlusõhtu, kuidas jõuda oma mõtte ja murega otsustajateni. Tänan südames kõiki, kes esinemiseks on olnud sellel keerulisel ajal valmis tulema ja loodan, et ka kõikidele teile, kes te seda üritust vaatate nüüd teisel pool ekraani, et te saate kaasa mõelda, kaasa rääkida ja täname teid selle eest, et te seda aega pühendate. Nii et palju õnne Rahvaalgatus veebile ja mina annaksin sõna edasi Kadrile, kes siis tänast õhtut ohjab ja edasi viib. Aitäh! Aitäh, Kairi, ja tere kõikidele vaatajatele. Praegune olukord meid tõesti ei võimalda ühte ruumi kokku tulema, aga on hea meel, et kõikidel on võimalus digitaalse akna kaudu olla meil siinsamas kohapeal vestlusõhtus ja kaasa mõelda. Juba kui tänamiseks läks, tänan kohe ka Vabaühenduste Liitu, kellega koostöös tänane Heakodaniku klubi toimub. See on esimest korda sellel aastal. Loodame, et olukord läheb paremaks ja neid sündmusi on toimumas aasta jooksul veel. Ja täna siis tähistame Rahvaalgatus veebi 5. tegutsemisaastat selle Heakodaniku klubi sündmusega. Mina olen Kadri Org, mina igapäevaselt tegelengi siis Rahvaalgatuse tagatubades selleks, et see portaal toimiks ja aitan edasiarendamisele kaasa. Ja kindlasti on rohkelt ka neid, kes märkasid, et tegelikult täna oleks pidanud modereerijaks meil olema Martin Noorkõiv, aga kuna peame kõik ennast hoidma ja isegi kui on väiksem halb enesetunne, siis olema ettevaatlikud ja seetõttu pidin selle vastutusrikka rolli ise võtma, aga soovime Martinile kiiret paranemist. Suured tänud ka vestluses osalejatele. Veel enne, kui me arutlema asume, teen ka kiire lühitutvustuse. Esiteks suur aitäh Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehele Helmen Kütile, kes täna on meil digitaalse akna kaudu viimasel hetkel teinud vangerduse ja hea meel, et ikkagi Helmen sai meiega liituda arutellu. Teiseks suur aitäh organisatsiooni Nähtamatud loomad presidendile Kristiina Meringule, kes käsitleb osalust ja huvikaitset vabaühenduste poole pealt ja jagab enda isiklikku kogemust. Kolmandaks aitäh Henri Kõivule, Müürilehe toimetaja, kes kirjutas väga põneva ja põhjaliku artikli sellest, mis 5 aastaga erinevatest pöördumistest on saanud, mis mõju on nad avaldanud. Ja siinkohal tegelikult on paslik teha ka väikene lugemissoovitus kõigile, kuna täna me 1,5 tunni jooksul kindlasti ei jõua demokraatia erinevaid alusvundamente nii palju käsitleda, kui tahaks, siis eile ilmus värske Müürilehe demokraatia number, mida väga soovitame lugeda, kus saab Rahvaalgatus veebi kohta lugeda, aga ka väga paljude teiste demokraatia teemade kohta saab nii veebis kui ka siis paberil seda lugeda. Nii, aga nüüd sissejuhatusest aitab. Kõikidel inimestel on võimalik kaasa mõelda, küsimusi küsida, proovime neid vestluses jooksvalt sisse võtta, et me küsimuste vooru lõppu ei tee, vaid proovime, et võtame teemasse kohe need sisse, aga mõned küsimused võivad tulla natukene teises pooles, et esialgu proovime keskenduda niimoodi nende algatuste senisele mõjule ja siis teine pool vaatab rohkem tulevikku. Nii, tänase vestlusõhtu pealkiri on, kuidas jõuda oma mõtte või murega otsustajateni. Kristina, sinul on pikaaegne ja mitmekesine kogemus, et otsustajateni viia loomakaitsega seonduvaid sõnumeid. Milliseid vahendeid oled sina kasutanud? Ja millist rolli on mänginud allkirjade kogumine ja kollektiivsete pöördumiste esitamine, et otsustajateni jõuda? Aitäh kutsumast ja palju õnne rahvaalgatus.ee 5. sünnipäeva puhul. Ja kui tulles su küsimuse juurde, mis puudutabki erinevaid tööriistu selleks, et jõuda oma mure või mõttega algatajateni, siis
Võib-olla ma alustaks hästi huvitava seigaga, et eile mul oli just kohtumine Riigikogus ühe komisjoni liikmega ja ma muuhulgas mainisin talle, et täna on toimumas see üritus ja et ta on väga teretulnud ja puha. Ja kui ma ütlesin selle ürituse pealkirja, et kuidas jõuda oma mure või mõttega otsustajateni, siis ta küsis hästi siiralt just, et aga kuidas siis on, et on see raske või? Ja see oli hästi ühelt poolt armas, hästi tore ja südamlik ja inimlik, aga võib-olla teisalt ka annab märku sellest, kui oluline see on, et kõik loeksid kindlasti Henri artiklit, mis ta kirjutas rahvaalgatuse ja erinevate petitsioonide kohta, aga teisalt just, et me vaataks erinevate huvigruppide perspektiivist, mida see tähendab, eks ju. Et kui mina esindan siin täna vabakonna perspektiivi, ja meil on Riigikogu liige, kes räägib, kuidas sealt poolt asjad paistavad, et hästi tihti võib-olla meie erinevad vaatevinklid veel ei ühine ühiseks sillaks, sest et see võtab võib-olla rohkem aega, kui meil on olnud aega kuluda, et need perspektiivid saaks kokku. Aga mis sa vastasid, kui küsiti, et on raske? Kas sinu kogemus on see olnud raske, et jõuda oma mõtete ja sõnumitega otsustajateni? Ma ei tahaks kohe siin ürituse alguses sellist pessimistlikku tooni võib-olla luua, aga ausalt, mis ma vastasin talle, et enamik inimesi, kellega kunagi 15 aastat tagasi ma alustasin nende teemade eest seismist, enam tänaseks ei tegutse selles valdkonnas, sest et väljakutseid jagub ja seda sitkust, mida see töö eeldab, ei saagi eeldada, et kõigil jaguks. Nii et ühesõnaga ma ei taha liigselt pessimistlikku tooni luua, sest et kui ma tulen nüüd tagasi näiteks selle algatuse juurde, mis praegu Riigikogus on meie poolt käsitlemisel ja mille raames ma kohtusin eile ka siis komisjoni esindajaga, siis kogu see 15 aastat tööd ja vaeva nüüd on jõudmas tulemusteni. Ja kui tulles tagasi veel su küsimuse juurde just, et kuidas jõuda sinna, mida selle jaoks on vaja teha, et see lävend ületada, siis see ongi kindlasti, et kunagi ei piisa ainult petitsioonist, kunagi ei piisa ainult sellest, et me koostame ja riputame selle üles, olgugi, et see on ka väga oluline. Aga peamine küsimus, mida me endalt organisatsioonina küsime, ongi see, et kuidas luua avalik huvi sellele algatusele, sest eks ju Riigikogu liikmete näol, kes hakkavad menetlema neid algatusi, on tegu poliitikutega ja poliitikute perspektiivist, eks ju, väga palju on inimesi, kes vaatavad asja selle tõsiseltvõetavuse ja argumentide baasil, aga olulisel määral tuleb arvesse võtta seda, et me räägime sihtrühmaga, kes vaatab, kui levinud, kui populaarne, kui räägitud, kui meedias kajastatud see algatus on. Nii et avaliku huvi loomine on midagi, mida ma väga soovitan igaüks, kes valutab südant mõne küsimuse pärast ja plaanib esitada oma petitsiooni või on esitamas või esitanud, tuleb luua tugev avalik huvi, eks ju, ja see tähendabki sisuliselt, kuidas saada turundusgeeniuseks, kuidas leida viisid, et ühiskond huvitaks nendest algatustest. Ehk siis tuleb vaadata laiemat pilti ja otsida viise, kuidas inimestes tekitada see tunne ja tahe, et teha midagi aktiivselt, võtta samm, et anda enda allkiri, tulla selle teemaga kaasa. Just, et kindlasti selle 15 aasta jooksul see on olnud üks suur märksõna meie kogemuses kindlasti. Henri, sina enda artikli tarbeks, mis just Müürilehes ilmus, intervjueerisid ligi 10, kui ma ei eksi, erinevat algatajat, kes siis on kollektiivse pöördumist esitanud. Milline oli nende inimeste tunnetus, kui efektiivselt ja tulemuslikult nemad otsustajateni jõudsid selle kollektiivse pöördumisega ja kas see pigem mõjus nendele algatajatele võimestavalt demokraatias kaasalöömiseks või vastupidi? Neid kogemusi oli väga erinevaid, aga ma peaks minema kriitiliseks, et enamasti nende inimestega, kellega ma suhtlesin, see kogemus ei on nagu selline üdini positiivne, et ühes või teises etapis
nad tajusid kas sellist kõrvaltpilku otsustajate poolt või siis seda, et nendega ei mõelda piisavalt kaasa, või seal tekitakse mingisugune kunstlikke barjääre. Ja muidugi ka see lõppotsus, et ikkagi inimesed, kes algatavad, nende eesmärk on see, et see algatus vormub seaduseks, midagi vähemalt muutub. Ja praegu me saame öelda, et seda on väga harvadel juhtudel juhtunud ja et võib-olla need ootused, millega on peale lennatud, kui hakatud seda petitsiooni koostama, need pole nagu selles mõttes täitunud. Aga kindlasti on ka võetud kaasa mingeid positiivseid kogemusi sellest protsessist, et on leitud uusi mõttekaaslasi, kui sa oled nagu algatanud ühe teemaga mingisuguse petitsiooni, siis võib tulla mingi teine kogukond, kellel on sarnased mured, nad võivad sinuga ühendust võtta, et see on nagu väga hea viis leida sellist, luua mingit koalitsioone nagu laiemalt, et sellised näited päris mitu tegelikult. Selle juurde me läheme veel tagasi, et seda mõju, kõrvalmõjusid lisaks seaduseloomele veel käsitleda, aga ma küsin veel korra selle tunnetuse kohta, et kas inimestele pigem jäi sellest kogemusest selline hea tunne demokraatia osas sisse või oli see, et kuidas see üldine tunnetus jäi, et kas see tekitas seda võimestatust? Vähestel. Ja just need võimestus tekitas võib-olla see, et kui sa näed, et ongi mul 1000 inimest, kes nagu mõtlevad kaasa ja et ma ei olegi nagu üksi selle ideega, aga siis need, kes, mina intervjueerisin neid inimesi, kes jõudsid lõpuks siis oma selle algatusega Riigikogusse ja just see, mis seal toimus, oli see hetk, kus nagu tegelikult see entusiasm nagu kuidagi kadus või see kogemus muutus nagu negatiivseks. Meil on väga hea meel, et me saame kohe ka otsustajate poolelt uurida nägemust selle kohta, et kuidas siis need kodanikud oma ettepanekutega jõuavad otsustajateni, et Helmen, kuidas sinu nägemuses Riigikogus kodanike ettepanekutesse ja probleemidesse, mis on kollektiivsete pöördumiste kaudu tulnud, suhtutakse ja kas nende sõnumite vastuvõtmine erineb mingitest teistest ühiskonnast tulevatest indikatsioonidest nagu arvamusküsitlused või teised viisid? Tere õhtust kõigile ka minu poolt. Suur aitäh, Kadri, et selle võimaluse pakkusite, et saan osaleda ja oma mõtteid avaldada. Kohe alguses tahan soovida edu ja jõudu 5-aastasele siis rahvaalgatusele .ee-le ja tahan öelda ka seda, et Kõivu artikli järgselt tellisin Müürilehe, sest see oli nii hea artikkel. Lõppu jõudes oli seal kena link, et oli võimalus see leht ka tellida, nii et näete, mis ühest lingist, mis saadetakse kaasa toob. Mis puudutab nüüd seda, et see teema on täna selliselt arutelul, ega poliitikud on täpselt samuti 101 erinevat inimest, oma oskuste, oma teadmiste, oma hariduse ja on selge, et kõik ei valda kõiki teemasid, aga igaüks valdab midagi. Ja minul on küll väga hea kogemus just nimelt aastast 2017, kui oli siis uue eakuse rahvakogu ja see algatus, mis kogus hoolduskindlustuse teemal 167 allkirja anti üle Riigikogule, olin tol korral sotsiaalkomisjoni esimees ja nii nagu te teate ja nagu ka artiklis väga hästi oli välja toodud, millised võimalused on siis selliste algatuste korral, kas osaliselt toetada, täielikult toetada või tagasi lükata ja see väga tihti sõltub ka sellest, millisele komisjonile, milline arutelu antakse või teema antakse. Et meie selle teemaga jõudsime küll olulise riikliku tähtsusega küsimuse aruteluks Riigikogu suurde saali ja mina arvan, et eelkõige on tähtsam see, et ei toimuks mitte vaikelu, vaid arutelu. Igal juhul on parem arutelu kui vaikelu, et need mõtted, mis on toodud ja üle antud ja nii nagu seadus siis 1000 hääle korral, aga eriti hea meel mul on, et täna tuleb juttu ka Viljandi, minu kodulinna ja sünnilinna siis kodanike algatusest, et ma võin öelda sellise huvitava termini või sellise näitena, et mõnikord opositsionäärina tundub mulle, et sinu ettepanekutesse Riigikogu suures saalis suhtutakse tihtipeale samuti nagu rahvaalgatuse poolt tulnud ettepanekud. Et sa ei ole ju meie, need ei ole ju meie ettepanekud ja mis ma kindlasti
tahan öelda, on see, et ma tahan väga tunnustada ja tänada Kristiina Meringut, kes alati oma asjade tutvustamisel väga rahulikult, tasakaalukalt, äärmiselt meeldivalt, et ei teki sellist konferentsiooni või sellist vastasseisu, vaid toimubki arutelu, et me ei saa eeldada, et kõikide ettepanekud leiavad 100% toetust. Aga kui see annab näiteks selle tunde mõlemale poolele, just oluline on, et mõlemale poolele, see on see võitja tunne, et minu teema võeti ja arutati läbi. Olid erinevad inimesed, erinevad spetsialistid, kes avaldasid oma arvamust, aga seda ei materdata lihtsalt maha, vaid selgitatakse, miks üks pool arvab ühtemoodi, teine teisiti, et ei ole alati üksmeel, nii nagu kalmistul. Et meil ongi erinevad arvamused, aga see väärikus, viisakus ja see teineteisest lugupidamine ja see teadmine, et kui ma oma mõttega tulen, siis lihtsalt ei öelda, et kasutades siin juba tsiteeritud põmpead või rumalad, et mis te tulete meid segama, et see on nagu see küsimus, et see on selline lastetoja kultuuri küsimus ja ma nagu alati, kuna ma olen ise olnud nii vabatahtlikutes organisatsioonides ja jätkuvalt ka kaasa tegev, et ma alati toon selle näite, et mõnikord nagu torkab kuidagi noaga, kui öeldakse, et poliitikud. Et ma saan aru, et 2011, kui ma osutusin Riigikokku valituks, ma olin eelnevalt töötanud üle 20 aasta kohalikus omavalitsuses, hariduselt olema sotsiaaltöötaja ja need teemad on mulle südamelähedased, neist ma tean ja tunnen. Aga et poliitika ei ole midagi sellist räpast või musta, näitena võiks ju tuua selle, et skalpell, mõrtsuka käes tapab inimese, kirurgi käes päästab elud. Ega selles ei ole süüdi skalpell. Inimesed muudavad ta kas õilsaks või vastupidi, tappaks, sõna saab ka tappa. Ja see väärikus tegelikult näitab ka seda, kui need inimesed, kes tulevad Riigikokku ja nad tunnevad, et nende suhtes käitutakse ebaviisakalt või ebalugupidavalt, siis see näitab midagi nendest, kes nii käituvad. Aitäh väga, see juhatas täpselt sisse minu teise küsimuse, mille ma tahtsin tegelikult siin tõstatada, et Henri kirjutatud Müürilehe artiklit lugedes joonistusid välja sellised väga huvitavad vastuolud, et ühelt poolt endine keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar ütles, et paljud allkirjastajad ei ole tema meelest lugenud pealkirjast kaugemale. Samamoodi jälle ütlesid mitmed algatajad, et neil on tunne, et nad lähevad komisjoni ja komisjoni liikmed ei ole tegelikult seda ettepanekut läbi lugenudki. Et tundub, et aruteludes tihti on nii, et justkui ühed räägivad aiast ja teised räägivad aiaaugust või nagu Henri väga tabavalt kirjutas, et toimub kultuuride põrkumine justkui, et kui me võtamegi siin hästi selline aktuaalne näide, kas või näiteks metsandusküsimused, et ühed räägivad vaimsest ja kultuurilisest metsaväärtusest, teised räägivad metsamajandamisest ja metsamaa väärtusest, et miks on nii keeruline leida ühist ja lahendustele suunitletud keelt taolistes aruteludes? Äkki Helmen, sina alustad sellele vastamisega? Nojah, võib-olla selle mõtte juurde veel lisada see, et tõepoolest nii nagu algusest öeldud, et see 101 inimest, kes on siis Riigikogus, nad ei valda kõike kompetentse, selles mõttes ka erialalised, seal on väga erinevad inimesed, elukogemuse, vanuse, hariduse, kõige muuga. Et mina olen alati võtnud selliseid pöördumisi ja kuna ma olen ka kohaliku omavalitsuse volikogu liige Viljandis, siis minule tundub see, et see on selline koht, kus mina, kes seda valdkonda ei tea, no tõepoolest, tuumaenergiast väga vähe tean, aga olen valmis kuulama erinevaid seisukohti ja targemaks saama ja õppima. Et võib-olla on see ka see, et mitte alati ei lähe kõik need pöördumised ka kohe töösse selles osas, et nad muutuvad nagu seaduseks. Aga see, et selle mõjul midagi edasi liigub, no kas või seesama, ma usun, et Kristiina räägib ise nähtamatute loomade poolt toodud need mõtted, mis tegelikult täna on ju seaduseelnõudesse jõudnud ja näiteks ka seesama Kai Saksa algatatud 2017
hoolduskindlustuse teema, üha rohkem räägitakse sellest, kuidas paremini korraldada ka eakate hoolekannet ja sellist pikaajalist hooldust. Et see võtab aega, aga veel kord, et mõlemal poolel peaks jääma see tunne, et teda ei rünnata või et teda ei suruta nagu sellisesse olukorda, kus peab asuma kaitsele. Ideede kaitse on suurepärane, see mulle meeldib, see on väitluse ja diskussiooni alus. Aga kui minnakse nagu isiklikuks või isikuid ründama, siis see ei ole kumbalegi poolele vääriline. Henri, mis sina arvad, miks on niimoodi, et... Minu meelest seal artiklis Kristiinaga tõi päris hästi välja selle, et see petitsioon ei saa olla nagu asi iseeneses, ühesõnaga, et sa ei saa nagu jääda selle juurde, et nüüd, kui ma selle 1000 taraga kokku saan, siis on mul õigus oodata, et nüüd võetakse automaatselt midagi ette. Et tegelikult ka need algatajad, nad peaksid nagu võib-olla rohkem vaeva nägema sellega, et nad läbivad pidevalt nende Riigikogu liikmetega, üritavad kontakti luua, et see tegutsemine oleks nagu mitmeplaanilisem ja sel hetkel, kui sa juba võib-olla sinna komisjoni jõuad, sul on juba mingisugused liitlased seal olemas, teil on juba mingisugune ühine pind nagu enne loodud. Ma arvan, et paljud, kellega mina suhtlesin, nad ei ole nagu otseselt selles mõttes mingisuguse vabaühenduse asutajad või nad on sellised täiesti tavalised inimesed tänavalt ja me tahame tegelikult ka, et need inimesed saaksid võimaluse oma ideedega Riigikogu saali pääseda, aga neil on nagu võib-olla vähem kogemusi selles vallas ja seetõttu nad ei ole ka neid samme, mis ma nüüd kirjeldasin, nagu teinud, et nad ongi nagu läinud selle peale välja, et nad on kogunud 1000 allkirja ja nüüd me nüüd arutame seda teemat. Aga et ilmselt nad peaksid nagu neid ootusi natuke rohkem nagu eelnevalt kommunikeerida, et mida üldse oodata ja et kuidas üldse nagu selle ideega nagu löögile pääseda, et võib-olla peaks juba toimuma mingisugused arutelud enne seda, kui see komisjoni istung nagu päriselt toimuma hakkab, et kui sul on juba olemas seal inimesed, kes natuke saavad aru sinu probleemist ja sinu lähenemisest, siis selle ühise keele leidmine on lihtsam. Kristina, sinul on olnud head kogemused, ma saan aru, selliste aruteludega, aga oled näinud ka väga palju vaeva, et need niimoodi oleksid positiivse kogemusena. Ja minu kogemused on väga mitmekesised, ma sõnastaks nii, et kui küsimus ongi selles, et just kui erinev arusaam, mis algatust me üldse siin komisjonis parasjagu arutlemegi, eks ju, et see on ju päris tõsine probleem. Ja ma olen ise viibinud väga mitmel komisjoni istungil, kus ma sain selgelt aru, et me räägime erinevatest asjadest. Aastate vältel on see olnud täiesti reaalne olukord. Aga mulle tundub, et asi läheb paremaks aastatega selgelt. Valimised on mõjunud hästi positiivselt ja teadlikkus ka Riigikogu liikmete hulgas on kindlasti kasvanud. Sest et kodanikualgatus kasvab, see on midagi, mida järjest võetakse tõsisemalt, aga veel ei saa loorberitele heita puhkama. Et mulle tundub, et praegu on reaalselt selline olukord, kus meie seadusandlus, mis eks ju, see oli 2014, kui võeti vastu, eks ju, et 1000 digiallkirjaga peab Riigikogu vaatama asja. Et meie seadusandlus oli progressiivsem ja kultuuril võtab natuke aega, et järgi tulla, eks ju, et harjuda Riigikogu poole pealt sellega, et nüüd tulevad rahva poolt sellised algatused. Jah, need on mitmekesised. Jah, mõni neist paneb võib-olla kulmu kergitama, mõni neist võib-olla päris täpselt võib-olla kohe ei saa aru, millega tegu on, aga mõni neist on väga tõsiseltvõetav ja väga hea, eks ju. Ja see on nii käibki elu, nii käib poliitika, nii käib kõik, et need on mitmekesised, eks ju. Ja neid tuleb kindlasti aastate vältel üha enam. Ja just see situatsioon, kus seadusandlus on, eks ju, juba jõustunud, aga kultuuril võtab veel aega, et järgi tulla. Et see võib olla üks põhjus, miks me näeme komisjonides neid olukordi, kus see ei ole tegelikult ainult komisjonides, et ka üks-ühele Riigikogu liikmetega kohtudes olen aru saanud, et ta ei ole veel jõudnud lugeda võib-olla tiheda graafiku tõttu või midagi sellist, aga seda enam ma hindan võimalust
nagu Henri mainis ka, teha temaga eeltööd, rääkida talle, mis on taustalugu ja mis on konkreetselt selle algatuse, selle ettepaneku sisu ja kuidas see ühtib muude teemadega, mida võib-olla praegu selles komisjonis menetletakse. Et ühesõnaga see eeltöö on mega vajalik, väga vajalik rõhk ei ole liialdus kindlasti, aga sest et tihti võib juhtuda niimoodi, et kui ma tulen tagasi selle mõtte juurde, millele Henri osutas, mida ma artikli jaoks ka jagasin, et sellest ei piisa, et meil selle petitsiooni või algatusega on väga õigus, et keegi kannatab, kellelgi on halb ja see tuleb lahendada ja me kogume 1000 hoolivat inimest kokku ja esitame selle Riigikogule. Sellest kahjuks ei piisa. Sest et selle olukorra tagajärg, mida me paraku oleme ka näinud poliitilistes aruteludes ja Riigikogu aruteludes siis kodanikuühiskonna esindajate ja Riigikogu liikmete poolt on see, et kui Riigikogu liikmed ei mõista, miks see kannatus nüüd siis nii oluline on ja miks me nüüd peaks selle algatusega tegelema, siis nad võivadki kriitiliselt suhtuda, nad võivad kitsaskohti välja tuua ja need inimesed, kes on esitanud selle heas usus ja arvamuses, et kuna meil on nii õigus, see kannatus on nii tugev ja peab kohe tegelema, siis need kaks asja ei saa kokku, eks ju. Nii et sellest ei piisa, et algatus on väga hooliv, siiras, tegeleb õige asjaga, õige murega, vaid siin tuleb vaeva näha, et kommunikatsioon oleks väga selge, eeltöö oleks põhjalik ja kõik need aiast ja aiaaugust vahvad arutelud saab maandada, kui lähtudagi sellest eeldusest, et meil kõigil inimestena on keskendumisraskused vahel, pikad algatused võivad kõigil natuke silma eest kirjuks lüüa ja sama asi võib juhtuda teatud hetkel ka mõne Riigikogu liikmega, kes võib-olla tõesti tuleb komisjoni istungile, ta ei ole jõudnud veel läbi töötada, seega, et ennetada seda, saad sina näha vaeva, et ta vähemalt mõistaks, mis su algatuse sisu on. Tuleb praegu meil väga tugevalt see välja, et ainult sellest ühest algatusest ei piisa ja tuleb vaadata ja teha tööd ka laiemal tasandil. Me jõuame ka kohe selleni, et mis siis selle ühe algatuse mõju on. Aga enne, kui me räägime sellest, lähme veel nii-öelda selle kriitilisema poole pealt, et jätkub kriitikuid nii ettepanekute osas, aga jätkub ka neid, kes kollektiivset pöördumist iseeneses ei pea sellest väga palju, et näiteks ajaloolane Jaak Valge on öelnud, et selle näol on tegemist pseudo-otsedemokraatia väljendusega, mis siis sarnaneb 19. sajandi Eesti talupoegade palvekirja liikumisega, kus siis koguti allkirju, et seda head tsaari paluda. Aga see, et mis tsaar nende allkirjadega tegi või mis sellest edasi sai, see oli selle tsaari enda teha, et miski teda ei kohusta ja Valge sõnul on poliitikutel täpselt samamoodi kõik võimalused olemas, et kas või 10 000 allkirjaga pöördumised summutada. Kuidas on teie nägemus ja arvamus, kas pöördumistele antud allkirjade näol on tegemist justkui palvekirjadega, mille osas on poliitikutel oma suva, et kas neid arvestada, kas võtta midagi ette või mitte? Ma alustaks kohe, Elmen, jälle taas sinust. Jah, ma olen seda Jaak Valge arvamust või seda kirjeldust ka lugenud. Minu, kuidas ma siis ütlen, arvamus on otse vastupidine. Mina olen kogu aeg arvanud, et olles ka ministriametit pidanud 2014-15 või Riigikogu liikmenagi, et tegelikult need inimesed, kes on valitud ja kellel on privileeg ja au olla seal, need tegelikult on teenijad, selle sõna kõige paremas mõttes. See ei ole lihtsalt selline, kuidas ma ütlen, populistlik väljend, et võttes kas või näiteks kaasavad eelarved, mis on kohaliku omavalitsuse tasandil. Ma tean, et ma liigun nüüd sammu Riigikogust nagu allapoole, aga tegelikult väga mitmed rahvaalgatused saavad just alguse koha peal, kohalikus omavalitsuses ja sealt kasvatakse ja pöördutakse ka edasi, et kaasavad eelarved konkreetselt ka Viljandi linna näitel, kui toredaid asju inimesed pakuvad ja üks kohalik omavalitsus, aga nüüd laienedes ka riigi poole,
peaks olema tänulik ja õnnelik, kui on selliseid aktiivseid inimesi, kes tahavad panustada oma mõtetega ja oma tegudega. Jah, kahtlemata selles mõttes on ju Jaak Valgel õigus, et kõik see sõltub, kuidas nendega edasi käitutakse. Ja ka 10 000 allkirjaga pöördumist võib komisjon lihtsalt sahtli panna ja mitte menetleda nii, nagu need pöördujad on ootanud. Aga veel kord, et siin väga hästi sai ka toodud eelpool jutust näide, et see teema, mis seob suure hulga inimesi ja kindlasti on veel suurem hulk neid, kes ei ole alla kirjutanud, aga kes ühiskonnas mõtlevad nii, sest neid sellel hetkel, kui seda allkirju koguti, kas nad ei olnud teadlikud, aga see käivitab mingid protsessid ja võib ju öelda, et koalitsioonilepingusse pole seda kirja pandud ja me ei tea, kui palju selleks raha kulub, aga vot need algatused ongi selle jaoks, et välja selgitada ja uurida ja viia läbi siis need arvutused. Et ma ei suhtuks kindlasti nendesse niimoodi, et head saar, muide, kui nendest headest saaridest rääkida, siis sel ajal ka, kui pöörduti, siis mitmed asjad saari poolt sai ära tehtud, et ma ei tea, et kas see suhe on sama palju, mis on Riigikogu poolt tehtud või ei, aga et mitmedki pöördumised leidsid ka tegelikult läbi saari väga hea tagasiside, nii et veel kord, et minu jaoks on nagu see selline kasvamise protsess olnud ise töötades omavalitsuses ja Riigikogus, aga ka olles ise mõnelegi petitsioonile allkirja andnud, et see on selline sõltumata, millisel istekohal sa hetkel oled. See peaks olema ikka nagu seisukoha küsimus ja see ei tohiks istekohast tulenevalt väga palju muutuda. Ja veel, et siin on opositsioonist, koalitsioonist ka juttu olnud, et alati on need asjad paremad, mis tulevad erakondade üleselt. Et loomade kannatused, ma ei tea, eakate inimeste hooldusvajadus, see ei saa olla ühe erakonna teema, see on erakondade ülene ja ma nagu selliselt lähtuks nendesse. Aitäh. Aitäh. Kristiina, mida sina enda isiklikust kogemusest, kas on vahepeal tunne, et tegemist on justkui palvekirjadega, mis kuhugi ei jõua? See tunne võib tekkida küll, aga ma olen erialalt ise sotsioloog ja ma nagu paratamatult ei saa midagi teha, et tahan laiemat pilti vaadata, et millest see olukord tekkida on võinud, et see võib-olla nagu vabaühenduste kaasvõitlejatele võib kõlada karmilt, aga mulle tundub, et praegu me oleme selles nagu kultuurimuutuse faasis, kus kodanikuühiskonnale on antud selline tööriist, see on midagi, mida kasutatakse, see juurdub, etableerub vaikselt, aga see võtab veel aega ja kannatame selle keerulise aja koos ära, kui hetkel on veel aia ja aiaaugu arutelud ja me veel päris täpselt ei tea, kuidas suhtuda neisse, et jälle täna tuleb see MTÜ rääkima, eks ju, sellistesse olukordadesse, aga ajapikku nagu kolmandas sektoris me ei lähe kuhugi, me ei kao kuhugi, meid tuleb üha juurde, me hoolime üha rohkem, me tahame üha enam käed külge panna Eestile, et koos teha asju paremaks, eks ju. Ja see faas praegu just, kus on natuke, keegi ütleb, et see on palvekiri ja keegi ütleb, et see on see või teine, mis kõik veel, et see on nagu see paika loksumise aeg. Võib-olla see võtab veel aasta, võib-olla võtab veel 5, eks ju. Aga see on paratamatult mingi protsess, mille me riigina teeme läbi. Nüüd, kui me oleme vastu võtnud otsused, me väärtustame kodanikualgatust ja me tahame rohkem aktiivseid inimesi näha kaasa rääkimas, eks ju. Nii et see on see, mis vähemalt minul aitab läbi elada need hetked, kui komisjonis võib-olla koheldakse siin tõesti nii, nagu sa ei ole nende päeva tippsündmus ja see on okei, et ma ei ole. Aga võib-olla see on nagu jällegi osa sellest kultuurilise muutuse protsessist, kus meil on, eks ju, seadus, tänu millele kodanikud saavad panustada, kaasa mõelda, aga veel ei ole päris harjutud või selgeks lõpuni kõikidel näidetel mõeldud, kuidas nüüd ma suhtun sellesse MTÜ esindajatesse, ta ei ole ju päris nagu mina ja ta on nagu, eks ju, et mis see täpselt tähendab, eks ju. Ja mida rohkem meid panustab, mida rohkem meid seda head võitlust võitleb, seda kergemaks selle mõtestamine kindlasti muutub ka Riigikogu liikmetele, eks ju, nii et kannatame rasked ajad koos üle.
Henri, sina oled kodanikuühiskonna aktivismi ka laiemalt analüüsinud mitmete aastate vältel. Milline on sinu seisukoht selles osas? Kas need on palvekirjad? Kas sa jagad seda seisukohta, et tegemist on kultuurilise pöördumisega, et lihtsalt asjad lähevad paremaks ja et see nii-öelda liigub sellest palvekirjad saatusest paremuse poole pidevalt? Ma arvan, et see on hea võrdlus tõesti, et tegemist on niisuguse kultuuriprotsessiga, mis on alles alanud ja tegelikult ka seda näitab ka see, et selle rahvaalgatusveebi kasutajate arv ja ka nende petitsioonide arv on alles nüüd hakanud siis hüppeliselt kasvama, et tegelikult ka kodanike poolt on see arusaam, et selline võimalus on nagu tekkinud, seda hakatakse rohkem teadvustama, et võib-olla 3 aastat tagasi need aktiivsemad vabaühendused muidugi adusid seda, et selline variant on olemas, aga see ei on nagu selline laiemalt massidesse nagu kuidagi jõudnud, et nüüd, kus ma arvan, et ta juba on nagu sellises faasis, siis järjest rohkem jõuab neid algatusi ka Riigikogu lauale, mis saavad 1000 häält kokku, 1000 allkirja ja siis paratamatult sa pead kuidagi nendega nagu järjest rohkem tegelema, võib-olla sa poliitikuna ka nagu hakkad mõtestama, et mis rolli nad võib-olla mängida, et kas äkki siit saab midagi, mida panna kunagi koalitsioonilepingusse, äkki ma leian siit mingi partneri, kellega mingit teemat edasi arendada, et need poliitikud, kes nagu tahavad võib-olla leida, kes on mingisuguse teema enda jaoks juba selgeks teinud, nad võivad nagu tänu sellele leida endale veel tugevamaid partnereid ja teha midagi ägedat koos, on ju, et selles mõttes, kes tahab, selle jaoks kindlasti see pakub nagu head väljundit. Aga kindlasti on poliitikud, kes ütlevad, et need allkirjad on nagu virtuaalsed, on ju, ja me ei muuda enne midagi, kui seal on umbes 1000 või 10 000 inimest tänavatel, et siis me alles nagu päriselt näeme selle rahvameelsust, et nagu see tõsiseltvõetavuse küsimus, ma arvan, paljude jaoks on endiselt kuidagi veel õhus olemas ja ega need see ei muutu enne, kui ütleme, meil on mingi veidi kauem kestnud see protsess. Tõsiselt võetavuse kohta kohe küsin veel ühe küsimuse, et ühe kohaliku algatuse näitel, millest me kohe varsti räägime ka rohkem, ütles siis linnasekretär, et jah, 500 inimest küll olid vastu ja andsid allkirja, aga ülejäänud 12 000, kes mitte midagi ei teinud, nemad ehk olid siis poolt. Et sama võib öelda ka ju tegelikult riigi tasandil, et 1000 allkirja, et nemad ei ole representatiivne hulk, et see on tegelikult selline väikese hulga inimeste sõnum, mis tuleb, et kuidas sellesse mõttekäiku suhtuda? Võtangi äkki kohe, Henri, sinu mõtted? No, eks see on nagu arusaadav ka, näiteks kui sa oled poliitik ja sa oled valimistel, näiteks Reformierakond on saanud 160 000 häält, on ju üksikkandidaat, mõni kandidaat on saanud ise nagu 10 000 häält, et selle kõrval see 1000 allkirja nagu see ikkagi nagu kahvatab, on ju. Et ühelt poolt ma saan aru, miks nad võib-olla niimoodi, või see on nagu lihtne viis, kuidas diskrediteerida selliseid algatusi. Aga ei teagi, ma arvan, et me nägime ka selle abielureferendumi puhul tegelikult, et seal petitsioonikeskkonnas olid nii toetajad kui ka vastased, on ju, mõlemad said vist 1000 häält kokku, ühed said isegi nagu 35 000 häält, on ju, et mingi indikatsiooni see nagu ühiskonna meelsusest paratamatult annab. Huvitav on samas ka mõelda sellele argumendile selles kontekstis, et mõned probleemid võivadki puudutada väikest hulka teatud spetsiifiliste erivajadustega inimesi, keda ei olegi palju, aga see ei tähenda, et see algatus ei oleks väga tõsiseltvõetav ja oluline neile, eks ju. Et sellisel juhul, see on arusaadav. Või kontekstis, kus mina juhuslikult tegelen valdkonnas, mis puudutab loomade heaolu, ma ei tea, neilt ei küsi keegi midagi, kuidas me neid pidada või kasvatada võiks, eks ju, et see nagu nii väga sõltub, eks ju, sellest perspektiivist, aga kui võtta tõsiselt seda, eks ju,
et see on nagu siin on vaja suuremat toetust või suuremat huvi, et siis võib-olla tulebki pöörduda avaliku arvamuse küsitluste poole või rääkidagi sellest rohkem just läbi selle pilgu, et mida siis teised arvavad, eks ju. Ja mõne algatusega on täiesti arusaadav ka, et see algabki käputäie inimeste märkamisest, millegi nagu nägemisest, mis vajaks sekkumist ja enda kogemusest samamoodi, et see on võtnud 15 aastat, et nüüd jõuda sinna, kus suure tõenäosusega, kui kõik hästi läheb, pöidlad pihus, me anname endast parima. Et midagi hakkab toimuma. Ja, et me saame selle eelnõu ja karusloomafarmid keelustatakse, eks ju, et see on hästi pikk protsess, eks ju. Ja et kui 10 aastat tagasi sellest rääkida, siis inimesed küsisid, et mis karusloomafarm, milles probleem on, eks ju, et see ei olnud küsimus, siis nüüd avaliku arvamuse uuringud näitavad, et 75% eestlastest toetab seda keelustamist. Eks ju, nii et selles mõttes see võtab aega ja mõnel juhul see peabki alguses olema see pisike huvigrupp. Ma tahtsin lihtsalt isegi võib-olla Helmenilt küsida, et kui ma Erki Savisaarega suhtlesin, siis ma küsisin temalt ka, et kas on mingit vahet temal kui komisjoni esimehel, kui tuleb algatus, kus on ütleme 1001 allkirja versus siis algatus, kus on võib-olla 8000 allkirja, et kas see allkirjade hulk kuidagi nagu mõjutab ja tema vastusest nagu kummas läbi, et mingil määral ikkagi mingisugust nagu tõsiseltvõetavust see lisab nendele algatustele, millel on nagu rohkem allkirju. Samas seadus ütleb, et sa võid selle 1000 juba minna, nagu, et sa võid tegelikult koguda ka rohkem, kui sa tahad seal platvormil, aga 1000 on see, mis on nagu meil lävendiks seatud ja tegelikult sa ei tohiks kuidagi nagu vaadata viltu nendele, millel on vähem, et see ei tohiks olla nagu mingi kriteerium, mis mõjutab seda otsustajat. Ja, Helmen, mis on sinu mõtted sellesama, kuidas, kui me mõtestame, et 1000 inimest on üsna väikene grupp meil 1,3 miljoni suuruses elanikuga riigis ja et kas see väike hulk kuidagi diskrediteerib seda ettepanekut ja kas see allkirjade arv on tegur, mis mõjutab tõsiselt võetavust? Ja aitäh, et ma arvan sellest tegelikult nii, et on lepitud kokku mingid reeglid. Kohalikus omavalitsuses 1% elanikkonnast ja riigis 1000 allkirjad vähemalt arutatakse Riigikogu tasandil. Minu jaoks kindlasti ei oma suuremat arutelu sellist, ma ei tea, tähelepanu see, kui näiteks on kogutud 20 000 allkirja. 1000 allkirja, kui pöördutakse, küsimus on teemas ja see, et on 1000 allkirja, siis ta väärib täpselt sarnast arutelu nagu 20 000-ga. Siin on väga erinevaid põhjuseid. Mõnel on allkirjade kogumise võimekus suurem, teisel on ajafaktor pikem, et ma nagu ei võtaks seda arutelu aluseks, mitu allkirja seal konkreetselt on. Ma arvan, et kõik teemad tuleb arutada, kui nad on ületanud selle künnise, ja ei saa seda eeldada, et neid arutame kuidagi kergemalt või vähem, millel on vähem, sest tõepoolest teatud teemadel ja need on just nagu ka võib-olla selliseid vähemusi või nõrgemaid pooli puudutavad teemad, et nendel ongi see allkirja andmine, siin toodi väga hea näide ka erivajadustega inimeste korral, et tegelikult ongi see, inimesed on oma murede või näiteks omaste hooldajate teemad niivõrd tugevalt rakendatud ja mures, et neil on osaliselt ka lootus juba kadunud ja see allkirja andmine või see tähelepanu, et kuskil kogutakse või peada olemata, ega see ei tähenda sellepärast, et kui on selline pöördumine tehtud 1000 allkirjaga, kõrval on 20 000-ga, et siis üht vähem kui teist arutatakse. Nii et sellised reeglid on hetkel kokku lepitud ja kõik need väärivad rohkem arutelu. Aitäh. Kristiina, sa tahad täiendada? Jaa, ma võib-olla nagu psühholoogilisest perspektiivist ei ole lõpuni nõus, kui kummaline see ka ei ole, et me ei saa midagi ilmselt teha sinna, kui me näeme, et on üks algatus, millel on 1000 ja teine, millel on, mis oli 36 000 sai vist see... 35 000 ja peale. Jah, et me võime tahta olla võrdsed ja kaaluda, aga siin paratamatult, see on jällegi, ma tulen sinna turundusliku perspektiivi tagasi, meid mõjutab see paratamatult. Võib-olla isegi enda kogemusest, et tol hetkel eelmise aasta jaanuaris, kui me kogusime karusloomafarmide keelustamiseks 6161 allkirja, tol hetkel oli see suurim rahvaalgatus.ee
mul on hästi hea meel, et enam ei ole, see on nagu hästi positiivne, et enam ei ole. Aga kui me saime öelda, et see on suurim digiallkirjadega petitsioon, kui me saime rõhutada 6161, siin oli näha, see mõjus, see toimis, see on nagu midagi, mis psühholoogiliselt, kui midagi on populaarsem, siis me kipume kaasa minema sellega, eks ju. Nii et võib-olla see on õppetund ka vabakonnale, vabandust, et ma nii kriitiline meie suhtes olen, aga me saame paremini kindlasti, et olla edukamad, eks ju, sest meil on nii väga edulugusid vaja, sest siis tuleks ka rohkem tegijaid sinna, et ärme jää 1000 peale pidama, ärme esita ainult miinimumi, vaid paneme, märkime aja suhtes, et anname endast parima, et näidata, kui suur see huvi on, sest et see võib olla, see ei ole nagu seaduse perspektiivist, see ei mõjuta midagi, aga kogu muu arutelu perspektiivist psühholoogiliselt see annab kaalu, nii et selles suhtes ma kindlasti toetaks, et ärme pane lukku, kui on 1000 täis. Aitäh, väga hea üleskutse. Me juba alguses sai ka viidatud, et rahvaalgatus veebis uudse võimalusena alates eelmise aasta suvest on võimalik ka kohalikul tasandil esitada pöördumisi. Praktika näitas, et väga paljud pöördumised, mis esitatakse ettepanekud üles, et Riigikogule need tegelikult ei ole suunatud, vaid ongi paljud kohaliku tasandi küsimused. Ja meil on väga hea meel, et me tegime väikese intervjuu Viljandi linna algataja Kristina Libega, suur aitäh Kristinale, kes jagas enda kogemusi ja mõtteid seoses siis kurikuulsaks saanud Jaak Joala kuju vastu tehtud rahvaalgatusega. Vaatame seda nüüd. No selle rahvaalgatuse ajendiks oli tegelikult see, et meil linnakodanikena tekkis tunne, et see protsess ei ole nagu lõpuni läbipaistev ja lõpuni õiglane ja kohaliku elanikku ei ole sellesse otsustusprotsessi kaasatud ja rahvaalgatuse mõte oligi siis tegelikult pöörata linnavalitsuse otsus tagasi, et anda uus võimalus asju paremini teha. Kogukond oli hästi kaasuv, et paljudel oli tunne, et midagi peaks tegema, aga nagu ei teadnud, mis see on või kuidas nagu lähenema peaks, et kas peaks nüüd igaüks ise minema sinna linnavalitsuse uksi koogutama või kulutama või kas on kuidagi võimalik teistmoodi asju ajada. Ja meie meeldivaks üllatusest, kui me nägime seda rahvaalgatuse kriteeriume ja seadust tulenevad võimalusi, et siis oli täiesti loogiline, et me teeme pöördumise sel viisil, et me kogume lihtsalt allkirjad kokku, need arvamused kokku, kes on poolt, et niimoodi ma asju ajama ei peaks linnas. Süda uperdas on ju, tohutu adrenaliin. Et see tunned kuidagi seda, et minu käes on võimalus midagi nagu muuta, aga sa ei tea täpselt, kuidas on ju. Et see on nagu tundmatusse ette hüppamine natukene, aga samas sul on sisemine tunne ütleb, et see on jumala õige asi, mida teha on ju. Et vahet ei ole, mis see tagajärg siis on, et oluline on seda teha, seda liigutust on ju. Ja mida protsessis edasi, seda rahulikumaks selles mõttes nagu muutus, et sa õpid nagu saad aru, et nendel tegevustel ongi sellised tagajärjed, siis sa õpid aru saama natukene seadustest, protsessidest, kohaliku omavalitsuse toimimisest on ju. Ja lõpuks selles mõttes sa vaatadki seda suuremat pilti ka nagu, et kui sa algul alustad nagu hästi kitsalt nagu oma mingi probleemi nagu lahendamisest, siis sa lõpuks nagu vaatad, kuhu see nagu tervikuna nagu asetub on ju. Ja selles mõttes, et praegu, kui nüüd on juba mitu kuud möödas sellest olukorrast, et selles mõttes ma jälgin edasi, mis sellega nagu toimub. Et igatahes see kogemus on olnud hästi võimestav. Kohal
kohalikul tasandil, eriti väikestes omavalitsustes on see nii nagu normaalne ja mõistlik tegevus. Et selles mõttes ma ei usu, et üheski omavalitsuses praegu arengukavas ei oleks sees punkt, et nad tahaksid oma kogukonda kaasata. Et nagu kaasakem siis, et inimesed, kes siin kaasa rääkida tahavad, ei ole küll spetsialistid igal alal, aga on spetsialistid omal alal. Et kui nad nagu mingis osas sõna võtavad, siis see ei ole mitte lihtsalt sellepärast, et linnavalitsuste või omavalitsuste tööd nagu kritiseerida või seda lihtsalt nagu takistada või mingi muul viisil nagu ahistada linnajuhte, vaid see on ikkagi nagu üldise heaolu nimel, eks. Et need ei ole inimesed, kes on nagu, kellel ei ole mitte midagi muud teha. Need on taudselt inimesed, kellel on 100 miljonit muud asja ka teha. Nad lihtsalt valutavad südant ja mõtlevad kaasa asjadele, mis ei puuduta mitte ainult neid endid, vaid nagu kõiki. Et selles mõttes, kui on ressurss olemas, et on aktiivsed kodanikud, kes tahavad aidata, on nõus praktiliste lahendustega lahendusi pakkuvad tegelased, siis nagu kasutage neid lihtsalt, et teil on tasuta tööjõud põhimõtteliselt olemas, et ressurss on siinsamas, et rakendage. Suur aitäh veel kord Kristina Libele väga tabavate mõtete ja kogemuse jagamise eest. Nagu Kristina ütles, aktiivsed kodanikud on ressurss, põhimõtteliselt nagu tasuta tööjõud. Miks siis neid ikkagi ei kiputa riiklikul ja kohalikul tasandil rohkem kaasama ja miks nähakse kodanike kaasamises tihtipeale kui tüütut kohustust, mitte kui võimalust? Helmen, väga hea meelega kuuleks sinu mõtteid selles osas. No mina olen hästi uhke, et meil Viljandis selline kogumine toimus ja ma võin öelda, et sama tunne nii nagu nendel inimestel, kes algatasid, ehk siis Kristinaga ju algatas selle kogumise, uskuge, siis kohaliku volikogu poliitikud kuulsid ka, opositsiooni küll kuuluvad, valimised võitnud, ehk siis me kuulsime sellest praktiliselt läbi meedia, et see asi tõesti ei olnud aetud korrektselt. See linnavalitsuse tasemel ja koalitsiooni tasemel tekitas selline ka väga kummaline raha eraldamine ja lühike konkursiaeg, see tekitas ikka väga palju küsimusi, nii et siin ei olegi oluline, millise liste kohal keegi oli, et see on suurepärane, et inimesed selle algatasid. Millest mul on aga kurb, on see, et ega tänaseni pole see asi leidnud ju lahendust. Vaidlused, eriarvamused ja kõik see alles on nagu teemana üleval, aga mis puudutab nüüd seda, et Viljandis see, et need inimesed ka need allkirjad andsid ja see näitas väga selgelt ka linnavalitsusele, et see on meie linn, et see ei ole nii, et linnavalitsus või koalitsioon võib teha, mida ta tahab, ilma et keegi sellele reageeriks, et see oli kindlasti ka üks selline pidureid panev ja arutelusid algatav. Kas sellega väärikalt ja kui pikalt seda arutati linnavalitsuses, selle kohta ma ei oska ju kommentaari anda, sest ei kuulu sinna, aga mulle väga-väga meeldis see praegune lõik ja ülevaade sellest, et kui ma tunnen, et midagi peaks tegema, siis see platvorm on hea võimalus selle algatamiseks ja et süda puperdas ja et see tehtud sai ja ka see mõte, et nendel inimestel on 10 muud asja, võib-olla 100 muud asja, mida teha, aga nad ei saa jääda ükskõikseks ja jätta seda lihtsalt tegemata. Mis puudutab seda, kas ressurss ja kas kaasata, et ma siin küll pean ütlema, et 94. aastast Viljandi linnas on nagu ühingutele, ma ei mõtle nüüd, aga vabatahtlikele organisatsioonidele tegevustoetus ja tegelikult ma eeldan, et linn siiski peab oluliseks
mittetulundusühingute arvamust, sest see on tänaseni see võimalus taotleda ka tegevuseks toetust, aga just see, et iga linna kodanik, ükskõik kes võib sellise mõtte korral otsida mõttekaaslasi ja algatada, et see nagu on väga uhke, nii et ma olen hästi uhke selle üle ja ka see kaasav eelarve, millest siin eelnevalt ka juttu oli, et sinna on ikka 10 ettepanekuid, mis tuleb, et inimesed erinevates linnaosades erinevate teemadega koguvad mõttekaaslasi, et see jõuaks lõppvooru ja läheks ka hääletusele, nii et see pigem näitab omavalitsuse tarkust, kui ta neid arvestab ja kaasab. Ja alati ma olen mõelnud ka selle sama eelarve korral, et kõik need teised mõtted, mis ei leia, siis see üks saab selle rahastuse 30 000 on hetkel see ja see tehakse ära, aga kõik need teised peaksid jääma järgmise aasta eelarve koostamisel, sest see on terve hulk inimesi on leidnud, et Viljandi peaks olema nagu elamiseks parem paik ja nad on oma mõtteid ja oma tegevusega välja tulnud, et see on imeline, nii et igal juhul ma olen uhke, et Viljandis selline asi tehti. Aitäh! Eks Viljandi ongi selliseks üheks kohaliku tasandi näiteks, mis on ka teistele Eesti linnadele, et kuidas kahetsusväärselt selline juhtum oli, kus inimesi ei kaasatud, aga kindlasti see jääb selliseks õppetunniks. Uurin ka teie mõtteid selle sama lõigu osas ja selle mõtete osas, mida Kristina välja tõi. Ja, avalik huvi jälle. Selle teema vastu oli väga suur avalik huvi ja poleemika ja kaasatud olid sellesse arutellu skulptuurkuju, ma ei tea, mis õige väljend. Skulptuuri arutelu, olid meemimeistrid, olid aktiivsed ja mis kõik veel, et sellisel kujul on algatusele väga hea, eks ju, tähelepanu pöörata, et hea näide, kuidas avalik huvi kultiveeriti kindlasti. Minu meelest on ka tore see, et nüüd seal rahvaalgatuse lehel see kohalik omavalitsuse võimalus on nagu loodud, sellepärast et tegelikult see kaasamine tundub ja selline osalusdemokraatia viljelemine tundub mulle just nagu kohalikul tasandil alustatuna isegi nagu loogilisem, sellepärast et sul on need teemad on nagu nendele inimestele seal lähemal ja ka need otsustajad on nagu lähemal, ehk siis igati mõistlik on just nagu, kuna meil on juba see kaasav eelarve positiivne näide, et tegelikult meil võiks ka olla neid teisi vahendeid, kuidas siis kodanikud, kes soovivad kaasa rääkida oma omavalitsuste küsimustes, kuidas nad seda saaksid teha ja ma arvan, et ma loodan, et seda võimalust kasutavad tulevikus võimalikult paljud, et juba on näha, et esimesed linnukesed on nagu positiivsed olnud. Ma kohe kasutan siin juhust, et kuna me oleme avalikust huvist rääkinud, et üks küsimus vaatajalt on, et mida te arvate sellisest mõttest, et kas saaks luua ka võimaluse, et rahvaalgatust võib soovi korral jääda avatuks kogu Riigikogus või kohalikus omavalitsuses selleks ajaks, kuni siis tuleb lõppotsus, ehk siis terve see menetlusaeg, et jätkuvalt saaks toetusallkirju juurde lisada ja seda teemat pidevalt pildis hoida. Mis on sellised mõtted taolise muudatuse, innovaatilise muudatuse osas? Helmen, ehk jagad enda mõtteid sellise küsimuse või mõttekäigu peale? Kui ma nüüd õigesti aru sain sellest küsimusest, sest natukene helitehnika või see hakkis, et kogu selle menetluse ajal peaks olema siis võimalus seda täiendada või juurde lisada, kas selles? Allkirju juurde lisada, jah, sellise küsimus. Jah, see on üks võimalus, sest inimesed saavad rohkem sellest teada siis menetluse ja arutluse käigus. Et see ei ole sugugi mitte halb võimalus, lihtsalt kuidas see tehniliselt oleks siis korraldatud, et ta jääb avatuks selles samas portaalis ja sinna saab allkirju juurde lisada. Ma arvan, et see ei ole halb mõte, aga siin peab natukene nüüd ära kaaluma ka seda, et mida see sellele menetlusele juurde annab, et kui see on tõesti see emotsionaalne pool, et rohkem inimesi ja nii nagu siin ka Kristina rääkis seda, et tegelikult algatajate poolt on see muidugi, et mida rohkem on kogutud neid allkirju, et selles osas, et see on nagu tugevam sõnum siis, kui seal on rohkem ka allakirjutajaid all, et siis selles mõttes ta kindlasti täidab oma eesmärgi, et inimesed saades aru, saades teada, et selline teema on arutelul, saavad jätkuvalt
sinna allkirju anda. Vaadates nüüd teiselt poolt, nii nagu ma ka alguses näite tõin, et ma ei toonud üldse seda, et kuidagi 1000 korral, et nii on kokku lepitud ja seda tuleb sarnaselt arutada. Ma siiski arvangi, et sõltumata allkirjade arvust ja sõltumata sellest, kui emotsionaalselt see on, et arutamist väärivad mõlemad sõltumata allkirjade arvust sarnaselt, ehk siis sisulist arutelu ja sõna kaasamine ühest küljest, ma alati võrdlen seda, et kaasamine on väga õige, aga see on sõna nagu kuulamine, aga kas ka kuulda võtmine. Ja kaasamise korral on ka, et kaasamine on hea, aga kas sellest kaasamisest järgnevad ka teod ja tegevusse võtmine, et see on nüüd see pool, aga ma ei arva, et see mõte, et oleks avatud ja saaks allkirju anda, ei vääriks arutelu, kindlasti. Mida, Kristiina, sina arvad, et ütlesid, et see avalik huvi on niivõrd oluline nende juures, et kas selline innovaatiline lahendus võiks tulla kõne alla? Ja ma hakkasin ka mõtlema selle nurga pealt just, et kas see võiks toetada potentsiaalselt algatusele rohkem meedia tähelepanu saamist ja nii edasi, et kui näiteks kõik need, ma ei tea, kui paljud petitsioonid, kas siis rahvaalgatuse või muude platvormide peal, millega ma ise seotud olen olnud, et kui üks klassikaline tööriist on see, et petitsioon lõpeb, sa saad sellest avaldada pressiteate, eks ju, et selle algatuse toetuseks, ma ei tea, ütleme, 15 000 inimest pani allkirja näiteks, eks ju, selline tööriist kaoks küll ära, eks ju, küll aga protsessi vältel võib see olla otsustajatele hea indikaator, et tänu sellele, et sellest räägitakse, et sa saad nagu päris elus mõõta seda kasvavat huvi või midagi sellist, eks ju, ja see on soodsam kui avaliku arvamuse uuring, mis maksab, eks ju, väga palju, et selles mõttes see võib isegi hea mõte olla, aga mulle nagu tundub, et vaadates hetke olukord, et võib-olla see ei ole nagu see kõige primaarsem probleem, eks ju, mis tõttu meil nagu asjad ei lähe läbi või ei ole nii palju edulugusid olnud, et ma arvan, et siin, ma loodan, me jõuame sellest rääkida ka, aga et sellel võib olla nagu positiivset mõju, aga võib-olla see ei ole see põhituum probleem. Ma täiendan korra veel seda mõttekäiku ja siis liigume kohe Henri juurde, et Liia Hänni on ka välja toonud veel täiendava mõtte, mis selle siin aruteluga ühtib, et kui saavad kokku ettepanekud näiteks 25 000 allkirja, et see menetluse iseloom võiks siis ka muutuda sellest allkirjade arvust, et näiteks, et see läheks kohe täiskogu istungile või kui on 50 000 allkirja, et siis saaks Riigikogu ka seda nii-öelda rohkem arvesse võtta, et mis on sinu mõtted selle osas? Ja ma tahtsin tegelikult enne kommenteerida seda, et mulle tundub, et algselt see küsimus, kui ma seda kuulsin, see tundus, et vihjas nagu sellele, et mida ma ise nagu tajusin ka nende algatajate puhul, et kui see algatus saabki need allkirjad kokku, sa teed selle võib-olla pressiteate, et nüüd me saime nii palju allkirju, aga tihti see edasine tegevusplaan, seda nagu ei ole, et nüüd me lähemegi siis sinna komisjoni ühel hetkel ja mingil määral nad kaovad nagu pildilt ära, et mulle tundub, et esiteks siin võiks need algatajad nagu ise võib-olla rohkem läbi mõelda, et mida nad siis pärast seda teevad veel, et me anname teada nendele inimestele, kes on oma allkirja juba andnud, et kuidas meil läheb, on ju. Et siin võiks nagu need vabaühendused parema võib-olla tegevuskava välja mõelda, aga see jätkuküsimus selles osas, ma arvan, et Helmen seadusandja oskab kindlasti nagu paremini vastata. Mulle natuke tundub, et sellisel juhul peaks lihtsalt nagu arutama seda, et kas me äkki peaks seda lävendit üldse tõstma, et kui me hakkame siin selliseid erisusi tegema, siis sellel on oma nagu point, miks me praegu arutame niimoodi, et kõigepealt on komisjoni istung ja sealt otsustatakse alles edasi, et mis sellest saab, sellepärast et ainult allkirjad pole määrav on ka selle nagu algatuse nagu sisuline sõnum. Ma eeldan küll, et mingisugused sellised nalja tegemise algatused nagu kogu 50 000 allkirja, aga siiski ma arvan, et praegune protseduur nagu on üsna mõistlik. Hea meelega kuulame Helmen ka mõtteid.
ja ma tahtsin lihtsalt täienduseks öelda, et meie naabritel soomlastel tegelikult on seaduses sees, et võib üle kontrollida selle arvu. Ma mäletan eutanaasia arutelu, mis oli Soomes väga tõsine, väga pikalt kestev komisjoni tasandil ja seal oli minu teada üle 60 000 allkirja, aga neil on Riigikogu kodu- ja töökorras ehk siis nende Eduskunna kodu- ja töökorras sees see, et kui üks pöördumine on kogunud enam kui 50 000 allkirja, siis see läheb igal juhul hääletamisele. Ja siis on kohustatud, sõltumata sellest, mis seisukohaga komisjon annab Riigikogu siis või seal siis nende parlamendi liikmed, Eduskunna liikmed, et see läheb igal juhul suurde saali. Arvestades Soome rahva arvu ja Eesti rahva arvu, siis see protsent või suhe kindlasti ei peaks olema Eestis 50 000. See võib olla teine vastavalt sellele, aga see on üks võimalus, et igal juhul läheb ta sel juhul suurde saali peale seda, kui komisjon on väga põhjalikult arutanud. Ma ise jälle tuues näite selle sama, mis puudutas eakate ja siis hoolduskindlustuse teemat, et kui 4. septembril 2017 see anti üle Riigikogule, siis aeg, mille jooksul komisjon seda ka tegeles, erinevate osapooltega kohtus istungeid pidas ja see jõudis 15. märtsil 2018 Riigikogu suurde saali. Meie olulise tähtsusega riiklikud küsimused või meie riikliku tähtsusega küsimused ei lõppe hääletusega. Nad lõppevad ära kuulamisega, ka kõik osapooled saavad oma arvamused avaldada, need algatajad ja ka spetsialistid, keda siis leitakse komisjoni poolt, kes peavad, aga minu meelest selles mõttes praegu, mis nagu alguse sai lihtsalt sellest häälte arvust, et kas peaks olema seal mingi, miks mitte, et see teatud arvu järgi ta peab minema Riigikogu suurde saali. Aitäh! Mida nad seal täpsemalt hääletavad, et kas need, minu meelest need petitsioonid, mis on nagu siin rahvaalgatuse lehel üleval, seal on nagu väga erineva sellise, osades on nagu 33 erinevat punkti, mida üle peaks nagu hääletama või siis seal otseselt ei olegi nagu sellist seaduseelnud, et mida nagu sellisel juhul selles Riigikogu saalis Soomes hääletatakse, mind lihtsalt huvitab? No konkreetselt see Soome näide, mida mina tõin, puudutas Soomes eutanaasia seadustamist ja see kogus 63 või 64 000, see on siin mõned aastad tagasi, aga kuna minu emakeele järgne keel on soome keel, siis ma väga elan kaasa seal toimuvale ja jälgin, mis toimub seal, siis suur saal peale põhjalikke arutelusid otsustas, et see ei lähe seadustamisele. Et eutanaasiat Soomes ei seadustata, seal on palliatiivravi ja kõik muud, et tõepoolest see on tõsi, et kuna pöördumised on väga erinevad, et mida siis hääletatakse konkreetselt. Võib olla ka see, et komisjon teeb ettepaneku, et kas anda valitsusele korrastus see seaduseelnõu välja töötada või sellest pöördumisest tulenevalt tegevusi, et Riigikogu enamus annab selleks sel juhul mandaadi või kohustuse. Et see võib üks lahend olla, et mina tõin lihtsalt selle näite, et seal on selles demokraatlikus protsessis Soomes jõutud sinnani, et mitte ei sumbu see ainult komisjoni pädevusse. Vaadake, komisjonis on ikkagi, konkreetselt sotsiaalkomisjonis on meil 9 inimest, 9 Riigikogu liiget ja see töö, mida rääkis siin Kristiina, kus ta teeb tõesti saadiku, fraktsiooni kaupa, see annab selle peegelduse näiteks erakonnast, kus on vähem saadikuid, võib-olla 20 või fraktsioonist on üks inimene, komisjoni liige, on ka suuremaid komisjoni 11 liikmelisi, aga siiski 101 inimest, võib-olla 100 või tähendab 90 neist ei saa sellest kunagi teada, et selline väga oluline asi oli. Et see annab nagu selle, et ka mingi vastutuse või mingi sellise suurema teadmise saab suurem hulk inimesi ka selles mõttes, et kui sa pead ikkagi sellel teemal ka hääletama, siis sa pead ennast ka kurssi viima, sa ei saa minna nii, nagu siin on öeldud, et lähed komisjoni, pole materjali läbi lugenud. No ma ei saa pattu salata, mõnikord võib juhtuda endalgi mõne teemaga nii, aga kui sa pead hääletama, siis sa pead olema nad ikka läbi lugenud, sellepärast et sinu hääl loeb ja sa vastutad selle hääle eest. Kohe siin kõrvalt võib ka väikese remargina välja tuua, et ka rahvaalgatus veebi kaudu on läinud selle sama teemaline algatus Riigikokku, seadustame Eestis eutanaasia, et seal otsustati see parlamentaarse kontrolli kaudu anda edasi Sotsiaalministeeriumile täpsustamiseks ja minu teada praegu see peaks Sotsiaalministeeriumis olema arutlusel ja edasi nii-öelda uurimisel. Ja, see vastab
tõele, sotsiaalkomisjon ei tahtnud lihtsalt selle mingi tagasilükkamisena, sotsiaalkomisjon on andnud nii ministeeriumile ja ministeerium on juba kokku kutsunud sellise suure arutelu laua, sellepärast et väga erinevad pooled, on patsientide esindus, on arstid, on, kui meil puutub praegu rahalised vahendid õendushoolduseks ja palliatiivraviks ja hospiitsteenuseks, siis eutanaasia teemaline ainult arutelu ei pruugi olla nagu selles osas mõistlik, küll aga tuleb ette valmistada kõik erinevad võimalused ja näiteks patsiendi testament on üks nendest, et teadlikult ma saan selle otsuse langetada, nii et see igal juhul, see pöördumine andis aluse, et selle teemaga tegeletakse edasi. Meie küsimuseni see mõju kohta erinevatel pöördumistel, et väga tihtipeale tahetaksegi seda mõju mõõta sellega, et kas tuli uus seadus, kas seadust muudeti, aga tegelikult on ju seaduse vastuvõtmine või muutmine ainult üks võimalikest lahendustest. Ja ka vaadates seda, mis nendest 66 pöördumisest, mida hetkel menetletud on selle 7 aastaga, kui see õigus on olnud, siis rohkem kui pooltel kordadel on tegelikult muul viisil see lahendatud. Ja küsimus ongi, et mis on tegelikult nendel pöördumistel kõik need teised kaasuvad mõjud, mis tulevad ja mida nagu tegelikult ka peaks seal vaatama lisaks sellele, kas linnukesele, kas sai mõni seadus muudetud või mitte. Võib-olla, kui ma mõtlen karusloomafarmide algatuse peale, siis selline väike kõrvalmõju on olnud, et karusnahatööstus on ära hääbunud nende arutelude vältele just selle suure avaliku huvi valguses, globaalse debati mõjutustega, mis kõik veel, et kui me kunagi rääkisime 200 000 loomast ja suurest Baltikumi suurimast farmist ja mis kõik veel, siis nüüd märtsikuu värsked andmed on, et Eestis on 365 põhikarja looma karusnahatööstuses. Nii et need langus on olnud märkimisväärne. Ma ei ütle, et see on ainult nagu loomakaitsetöö tulemusena, et siin on paljud asjad, mis on mõjutanud seda majanduslikku võimekust, aga see on kindlasti olnud kõrvalmõju. Ja sealt edasi me nüüd arutame järgmise küsimuse üle, et te olete ju oma eesmärgi saavutanud, et miks te tahate endiselt regulatsiooni, miks on vaja muuta seda, eks ju. Aga jälle ma tulen laiemalt sinna avaliku huvi küsimusse, et me näeme, et avalik huvi on nii suur, et inimestel enam ei piisaks pelgalt sellest, kui need ettevõtted lõpetavad majanduslikel põhjustel töö, neid enam ei ole, eks ju, sest siin on vaja, et riik võtaks seisukoha, võtaks eetilise positsiooni, eks ju, sest tõesti avalik huvi on väga-väga suur. Nii et mõnel juhul võib see mõju olla nii positiivne, et sa pead hoopis vastama küsimusele, et on seda seadust üldse vaja, eks ju, et mis on väga hea küsimus. Henri, sina ka väga palju käsitlesid artiklis tegelikult algatajate nägemuse kaudu seda erinevat mõju, mis need pöördumised omavad lisaks sellele seadusloome protsessile. No ma ei tea, palju ma seda käsitlesin, et ma natuke rääkisin sellest koalitsioonide loomisest, aga ikkagi enamik näevad seda mõju just selle muudetud seaduste kaudu on ju, või et ma arvan, et laiem avalikkus näeb selle meetme mõju niimoodi ja mina arvan, et siin peaks tegelikult hakkama nende inimeste nagu ootusi ühel hetkel kommunikeerima, et kui te ikkagi tulete algatusega välja, et mis reaalselt võib nagu juhtuda, sest et paljude inimeste ootus on just see, et hakkab juhtuma see, et kogu see seadusandlus seetõttu muutub, on ju. Ja teine asi, mida ma tahtsin ka siin mainida, et üks võimalus, mis siis selle algatusega nagu juhtub, on see, et see antakse nagu, delegeeritakse mingitele teistele institutsioonidele, et nad siis töötavad välja mingisuguseid tegevuskavasid või seaduseelnõusid tulevikus. Ja mulle tundub, et nagu selle protsessi käigus natuke läheb kaduma nende aktivistide nagu see potentsiaal, et nad käivad seal Riigikogus, on ju, nad tutvustavad oma algatust, võib-olla nad pääsevad ka suurde saali, aga tegelikult need inimesed on need, kes väga soovivad võib-olla mingis küsimuses kaasa rääkida ja isegi kui see toimub nagu riiklis institutsioonides see arutelu
nagu ära ja tuleb mingisugune tulemus, näiteks selle kanepi reformi petitsiooni osas tuli, on ju. Et need inimesed, kes selle algselt algatasid, nad ei pruugi üldse sellega enam kaasas olla, et võib-olla peaks mõtlema selle peale, et kuidas siis neid algatajaid nendesse protsessidesse nagu niimoodi sisse lülitada, ehk siis, et võib-olla see on just see positiivne kogemus, et okei, et ma ei muutnud seda seadust, aga ma nägin, kuidas see asi nagu toimib ja ma olin seal kuidagi ise ninapidi juures ja selle tulemusena, võib-olla ma ei saanud täpselt seda, mida ma alguses soovisin, aga ma vähemalt sain võimaluse nagu kaasas olla. Ja lihtsalt täpsustuseks veel, et tegemist oli siis näitega ravikanepi algatusest, kus siis täiendati määrusega, et pandi keemiline ühendi nimetus juurde sinna seaduse määrusele. Mõju osas on veel huvitav mõelda nii positiivse külje pealt kui ka võib-olla negatiivse külje pealt, et täiesti vabalt võib olla mõnel juhul negatiivne mõju, eks ju, selle algatuse esitamisele vabakonna või kodanike ühiskonna laiemas plaanis. Kui ma mõtlen kas või mõnele enda kogemusele, et kui oletame näiteks esimest korda oled koostanud algatuse, oled saanud 1000 allkirja kokku, sul on ebakindel tunne, pulss on laes, lähed värisevate kätega sinna komisjoni, tutvustad oma algatust, aga sel hetkel on võib-olla komisjoni liikmetel on kiire aeg, halb päev, öösel ei maganud hästi, muud põhjused seal koos ja tagasiside, mis sa saad oma algatusele, on negatiivne. Võib-olla see kriitika veel on väga tugev, eks ju, ja võib-olla ka põhjusega, võib-olla vajaski rohkem läbimõtlemist, aga mis ma pean silmas võimaliku negatiivse tagasiside mõju all on see, et sulle implitsiitselt jäetakse mulje, et miks sa üldse tegid selle? Miks sa üldse tulid siia? Näed, sul on siin ju see läbi mõtlemata ja see on sul läbi mõtlemata ja päeva lõpuks sa tunned, et sa oma värisevate kätekestega tahtsid head teha, eks ju, ja sa saad edaspidiseks tunne tekib, et never again. Mitte kunagi enam ei hakka ma vaeva nägema. See on see, mis kõik mulle kogu aeg öelnud on, mis sa ikka, see on see, miks meil ei ole rohkem aktiviste, miks meil ei ole rohkem panustajaid, eks ju. Nii et ühelt poolt ma kindlasti arvan, et vabakonna esindajatel on palju võimalust oma tööd paremini teha, olla läbimõeldumad, põhjalikumad, paremad kommunikatsioonis, paremad turunduses, paremad avaliku huvi tekitamises, aga siin on kindlasti soe üleskutse ka Riigikogu liikmetele selle perspektiivi pealt, et need inimesed, kes tulevad oma algatust tutvustama, nad ei ole professionaal, presenteerijad, maailma muutjad 20 aastat, mis iga, kes on, eks ju, või kõik on, aga motivatsiooni osas meil on vaja, et need inimesed, et neil oleks usk, et see toimib, et nad kuulatakse ära sõbralikult ja nende panust hinnatakse, isegi kui ei ole väga kõrge kvaliteediga algatus. Et me siiralt täname neid ja et me ei lahvata ära seda leeki, mida meil Eestis on niigi vähe, eks ju. Ja see on kindlasti üks potentsiaalne negatiivse mõju koht, sest kui me näeme järjest, et kes on Eestis aktiivsed vabakonna eestkõnelejad ja nad kaovad ära kuhugi, nad ei, et tekibki see tunne, et mis ma nagu proovin või mis ma ikka vehin või siplen või mis kõik veel, et seda me ei saa endale lubada. Tekib mandumus. Täpselt, nii et siin on mõlemalt poolt nii vabakond saab paremini toimetada, aga ka Riigikogu liige saab, eks ju, anda selle südamliku õlale patsutavusega võib-olla keskpärasele algatusele. Helmen, küsin sellise küsimuse, et kui just tuli selline ootuste juhtimine, et milline oleks see sõnum, mida võiks inimestele siis tegelikult anda, et kuhu nad võivad oma kollektiivse pöördumisega jõuda, et kui ei tule seadust, kuidas juhtida neid ootusi, mis hakkab sellest algatusest saama ja kuidas teha nii, et inimesel ei tekiks pettumust, kui tema algatus ei saa seaduseks? Et ma tänan tegelikult väga selle siira, selle emotsionaalse, selles mõttes nagu selle väga tõetruu esitluse eest, millest oli ka juttu siin praegu Kristiina poolt toodud, et tõepoolest sellel on nii positiivne kui negatiivne pool ja jälle. Arutelu on parem kui vaikelu ja pöörduda tuleb alati. Ja kui uksest ei pääse, nüüd pääseb uksest ka, eks ole, siis aknast, aga see näitab ka minu meelest seda kultuuri, mis valitseb Riigikogus, ükskõik
mis teises organisatsioonis, et ega me ju teame ka ise organisatsioonidesse kuuluvatena, et ongi erinevad seisukohad inimestel, aga selline heatahtlik, sõbralik, üksteist ära kuulav ja lugupidav suhtumine, see peab olema kindlasti ka Riigikogu komisjonides. Ma saan rääkida ainult enda poolt, ma ei saa rääkida ülejäänud inimeste, 100 inimese poolt, aga ma arvan, et uskuge, et Riigikogus ei ole, see poliitik ei ole sõimusõna. Ega poliitik on ka olnud aktiivne inimene, kes tahab midagi korda saata. Miks ma kohalikust omavalitsusest ka kandideerisin Riigikokku, mulle tundus, et kui Viljandis olid need asjad hästi, siis võiks riigi tasemel ka neid korraldada ja mulle ei meeldi sellised, kes lihtsalt rusikast taskus nurgas pobisevad või siis lihtsalt kahekesi kokku saades arutavad, et kui oled aktiivne inimene, siis midagi tuleb teha ja tõepoolest, et omalt poolt ma saan küll lubada, et täpselt nii, nagu ma tahan, et minusse suhtutakse, nii ma tahan suhtuda ka kõigisse nendesse, kes on pöördujad või üldse ka lihtsalt inimestesse, kellega ma suhtlen, et see on kultuuri küsimus ja küll on paha ja halb tõdeda, et sellised negatiivsed emotsioonid, kui jäävad, siis need võivad pärsida, aga ma väga loodan, et ei pärsi, vaid teevad tugevamaks ja mõlemad pooled professionaalsemaks edaspidi. Aga ma olen väga-väga tänulik selle arutelu eest, see andis mulle mõtteid ja vaadake, mõnikord on ikka nii, et istekohast sõltub seisukoht, et nüüd mul vastupidi veel sellest situatsioonist tundub, et peaks niimoodi käituma, et ei oleks vaja häbinägu teha. Aga kõigile minu poolt soovin ma edu ja rahva algatusele mitte 5, vaid 50 aastat ja see läheb paremaks, uskuge, see läheb paremaks nii kohaliku omavalitsuse kui Riigikogu tasemel ja kui lõpeb minu karjäär, kas kurikuulus või kuulsusetu karjäär Riigikogu liikmena, siis kindlasti rahvaalgatustes ma osalen igal juhul, aitäh! Aitäh! Kui on huvitav arutelu, siis lähebki aeg väga-väga kiirelt ja oleme jõudnud lõpuminutiteni enda vestlusõhtuga. Veel tooksin välja teie abiga sellised viimased mõtted, mis võiksid jääda soovitustena kõlama nii Riigikogu otsustajate poole peale kui ka algatajate poole peale, et esimese asjana tuli see välja, et ei jääks lootma ainult sellele pöördumisele, vaid vaataks laiemalt, tekitaks avalikku huvi, suuremat kommunikatsiooniplaani, et oleks rohkem inimesi, kes selle otsusega kaasa tulevad. Teiseks, et inimesed, me kõik oleme inimesed, peaks olema rohkem seda heatahtlikkust ja aktivismi hindamist, et mitte hakata kedagi demotiveerima. Täiendage mind veel. Ma arvan, et oluline praegu on arvestada seda, et kogu globaalne situatsioon mõjutab Eestis ka panustamisjulgust, panustamisvõimekust. Inimesed kaotavad lootust, sest midagi ei saa aru üldiselt, mis ühiskonnas toimub. Kuidas ma siis veel siin selles olukorras, kui riik on lukus, saan midagi veel siin aktivistina kaasa rääkida, eks ju. Praegusel ajal on eriti oluline, et inimestel säiliks lootus, et mu panus on oluline. Minu mõtted on tähtsad, eks ju, sest et kui me sellest kriisist väljume, kõik need probleemid ootavad meid endiselt lahendamist ja me ei tee seda üksinda ei vabakonnana, ei Riigikoguna, meil on vaja kõik koos tegutseda, nii et praegu on see panustamise hindamine kindlasti tähtsam kui kunagi varem. Lõpetuseks, et lugege Müürilehte, see on väga hea artikkel, teeb asjad selgemaks ja kui see ei ole veel tellin, siis tellige ka. Suur aitäh reklaami eest, et jah, Müürileht tõesti väga hea analüüsiv väljaanne. Sa mõtles alla kirjutada nendele sõnadele. Aga omalt poolt soovin ka rahvaalgatuse veebile palju õnne ja ma usun, et me rääkisime siin sellest, et see kultuur nagu areneb aastate jooksul ja ma väga tahaks loota, et kui me 5 aasta pärast võib-olla uuesti kokku saame, on põhjust tähistada, et siis me ei räägi enam sellest, et kes keda kuidas kutsus seal komisjoni istungil, vaid asi on muutunud palju sisulisemaks ja tegelikult ka neid algatusi, mis on nagu jõudnud kas seadusteks, on rohkem ja isegi need, mis pole jõudnud, et me oleme neist nagu mingit pidi ühiskonnana võitnud, et tuult tiibadesse meile kõigile.
suur aitäh ja ka ma iseenda poolt tänan nii meie vaatajaid, meie osalejaid, tänan enda kolleege ja kõiki inimesi, et meil see võimalus on olemas, et saab enda häält kuuldavaks teha nii Riigikogu tasandil, nii kohalikul tasandil ning kutsungi üles, et inimesed kasutaksid seda võimalust, et teeksid ettepanekuid, otsiksid mõttekaaslasi ja me peaksime hindama ühiskonnas kindlasti rohkem nii neid aktiivseid inimesi, kes midagi teevad üldiseks hüvanguks ja ka neid vabaühendusi, kes oluliste teemade nimel tegutsevad ühiskonnas. Ja viimase võtmesõnumina jätaksingi tegelikult siia lõppu kõlama sellesama Kristiina mõtte, et koostöös peitub võim ja koostööd peaksime me kõik tegema rohkem, nii vabaühendused, teadlased, poliitikud. Sellest saame me ainult võita ja meie areng edasi minna. Aitäh!